Tere! Mina olen Anton Kiidin, EcoAdvice'i tegevjuht. Korraldame järjekordse meie webinari, kinnisvara temaatilise webinari. Ja esimesena täna meiega on Ardi Roosimaa, nagu te näete seal reesti. Tere, Ardi! Tere, Anton! Kohe product placement, jah? Product placement kohe algusesse. Okei. Ardi, ärikinnisvara. Räägi, mis huvitavat toimub? No väga põnev, noh. Väga põnev. Me nägime uudiseid, me nägime, nagu me juba sinuga arutlesime, et te olete väga tublid. Te tegite ühe päris mahuga tehingu, aga see on ainukene ärikinnisvara müügitehing hiljuti toimunud nii suur väär. Noh, ainuke märkimisväärne, eks ole. Okei, nali naljaks. Ma tegelikult arvan, et logistikasektor on olnud kriisikindlam ja see ei ole liiga suur ime, et me sellise diili tegime. Aga ütleme, Eesti maastikul üle 20 miljonisi tehinguid väga tihti ei käi, et selles suhtes loomulikult oleme väga uhked oma tiimi üle ja Keit Pihli üle, kes seda asja siin meil juhtis hästi. Et tegelikult, kui üldist plaani vaadata, siis ei ole olnud lihtne aasta. Kellelgi on mikker sees seal kõrvalt tundub, jah? Keegi sekkus meie vestlusesse? On või? Jah, mina kuulsin küll kellegi teise juttu, aga... Huvitav, kes meid kuulab siis? Ei tea, jah. Kuskil, aga okei, aga jah, et aasta ei ole olnud lihtne, et kevadel tundus, et kõik läheb nagu ülesmäge ja siis, kui nii-öelda see kriisi olukord peale tuli, siis ikkagi väga palju muutus. Nii et läbi selle kriisi, mis me kaubandusest rääkides, eks ole, loomulikult... Kas on kriis, kui see on ajutine nähtus või mis praegu on siis ärikinnisvaras? See on suur küsimus tegelikult, sellepärast, et see, mis selle kriisi tekitas, eks koroona on selline meie arvates mööduv nähtus, aga kui vaadata suurt pilti, siis näiteks kaubavahetuse mahud, logistikasektorid on juba mõned aastad olnud kerges languses, arusaamatutel põhjustel. Ma proovisin siin isegi spetsialistidelt küsida, et millest see võib tulla. Töötlev tööstus on miinuses, ehk et suures makropildis on näha, et siiski midagi on toimumas. Et kui me oleme 7% SKP-ga miinuses, siis ega see lihtne olukord ei ole ja ma arvan, et niisugused kiired taastumised ei ole selles olukorras väga usutavad. Ehk pigem võtab see nüüd veel natukene aega, aga mis on selgelt erikiiruseline on see, et kui me vaatame, mis toimub kinnisvara valdkonnas elamispindades ja mis toimub ärikinnisvaras, siis liikumine on täitsa erinev, et elamispinnad taastusid väga kiiresti pärast seda esimest šokki ja äripindadel võttis kõvasti aega ennem, kui tekkis taas huvi turu vastu. Et nüüd tundub, et see aktiveerumine vastu sügist on üsna loomulik, sest et iga aasta see on selline tsükliline sügisene hooaeg, kui läheb kõikidel päris hästi. Ja sel aastal ta natuke seda kopeerib. See aasta on päris palju oodatud suuri tehinguid kinnisvara valdkonnas, just ärikinnisvara valdkonnas, mis on natukene võtnud aega ja lükkunud edasi, seal hulgas näiteks meelelahutust valdkonnas, eks ole. Ja ju nad nüüd sünnivad, et see aktiviseerumine toimub, aga samal ajal, mis me näeme tänaval, et ega see liiga julgustav ei ole. Majutussektor on endiselt tugevalt miinuses, nii et laias laastus ärikinnisvara ei ole liiga heas seisus. Okei. No kui me räägime ärikinnisvarast, siis tegelikult me toome välja laondust. Laonduse puhul sa ütlesid, et põhimõtteliselt asjad on enam-vähem okei, nagu ma sain aru, on ju? Ja ma lihtsalt arvan seda, et logistika ja laonduse valdkonnas on see uus logistikane väiksemamahulised on täna tugevad. Nad toovad sellist tasakaalu, et kui tööstuses ja suurepinnalises võib-olla muutused, mis tarbijakäitumisest suuremalt sõltuvad, siis e-kaubandus on väga tugevalt toonud sisse just selle väiksemõõdulise logistika, millest siis tuleb päris korralik näiteks üüripakkumiste tasemete muutus, mis on olnud üle euro suurune isegi ja valdavalt juhitud just sellest väike logistikasektorist. Nii et meil on suurte firmade analüütikutega natuke olnud isegi siin puselemist teemal, et kas tõesti logistikapindade hinnad on nii kõrgemad, aga kuna meie vaatame hetke pakkumistasemeid ja jälgime sõlmitavaid lepinguid, mis siis selles valdkonnas tuleb, siis seal see anomaalia tõesti on nähtav.
et järgmine aasta tõenäoliselt ta jälle tasandub, tulevad teised sektorid peale ja sealt tuleb muud mahtu, aga hetkel on jah, siuke nagu tundub nagu eufooria. Samas kui võtta nagu kontori valdkond, eks ole, büroopinnad, siis see esimene šokk, kui inimesed kõik saadeti koju, tekitas päris kõva vakantsihüppe. Me oleme harjunud vaatama büroopindade peale, kus on vakants suurusjärgus siukene 4% võib-olla ja A-klassis on ta ju aastaid olnud siuke peaaegu, et nagu nulli lähedane. Siis täna me vaatame üsna siukse rahuliku pilguga 8% vakantsi, mis ilmselgelt nagu pikas perspektiivis nagu turul ei ole ju hea olukord, et omanikud seda ei taha näha, et seal on kõrgelt finantseeritud objekte ja see omakapitali risk on nagu päris kõrge. Nii et eks me näeme, kuidas see muutuma hakkab. Mingi vakants hoonetes peab olema selleks, et tagada normaalne üürnike laienemisvõimalus ja liikumine. Aga see 8 täna kindlasti on natuke kõrgem, et see kajastab seda, et tegelikult büroopindade turul midagi on muutumas. Ja kaubandus, jällegi väga tundlik mõne üksiku objekti kohta, mille läheb nagu halvemini, et ma arvan, et kaubandus on täna sellises nagu muutuses, et teda ongi täna raske hinnata ja kui vaadata üürinina tasemeid, siis seal tegelikult ei näe pakkumishindades nagu suuri muutusi, sest et ehitatakse konstruktsioonid sellele, et ilmselt on võimalik ajutiste hinnamuutustega tulla sellest kriisist läbi või sellest, ütleme siis tänasest nii-öelda viirusšokist ja siis taastada osadel objektidel isegi rebate'iga, et võetakse nii-öelda see alla antud üüritase siis hiljem juba tagasi. Et pikas rahavoos võib-olla see anomaaliat ei näitagi. Nii et selline on see pilt nende erinevate sektorite peale, aga jah, kui võrrelda nagu nüüd sektoreid, eks ole, logistika, büroo, kaubandus ja majutuspinnad, siis ilmselgelt logistika on selle aasta võitja. Okei. Ja hotellid, nagu ma sain aru, et praegu me näeme, et mõned hotellid on rikkemisel, üldine täituvus on madal. Ja. Millal see taastub siis? Hotell on väga tugevalt sõltub rahvusvahelisest. Et meil ongi see, et siseturismi kasv on olnud päris tugev, et nagu tegelikult tarbija on hotelli omanikke aidanud välja, aga paraku see ei tööta Tallinnas. Sellepärast see tendents kipub olema see, et Tallinna klient liigub teistesse linnadesse, aga sealt poolt tagasi liiga palju tulijaid ei ole. Ehk et siin on päris kõva selline täituvuse vahe. Hotellid rahvusvaheliselt ise on hinnanguliselt andnud prognoose, et selle kriisi mõjud viivad neid kuskile 2024. aastasse välja, et kiirelt sellist lahendust ei tule. Võib-olla see vastab tõele, et majutusspetsialist ma ei ole. Ilmselt see klientide selline reisimisharjumus ja julgus võtab aega, et ta taastub, eks ole, natuke tuleb ilmselt leppida ka mingisuguste ebamugavustega ja uute regulatsioonidega, aga seda me tulevikus näeme. Ehk suurepärane aeg ongi ju teha remonte, et need hotellid, mis on olnud väga kõrgelt finantseeritud ja kus nagu riskid on suured, eks loomulikult neil on risk, et kuidas sellest kriisist läbi tulla, et ikkagi 3-aastasesse sellisesse turuauku sattuda on väga ebameeldiv ja see on väga kapitalimahukas. Et ilmselgelt siin on võitjaid ja kaotajaid, kes on paremini kapitaliseeritud, need tulevad sellest paremini välja. Aga jah, ma arvan, et safe bet on minna remonti tegema, mida tõenäoliselt paljudes on juba pikalt nagu planeeritud, et siis oleks ta suurepärane aeg see ära teha. Teatud mõttes õige ajastus, jah. Ja tulla võitjana välja sellest hetkest, kui turg hakkab taastuma. Ja arvestades, et ehitajad üldiselt ei ole hästi endiselt, ei ole hästi meelistatud ja ütleme, ehitusmahud on madalamad ja siis eeldavasti ka ehitushinnad on madalamad, siis praegu on õige aeg rikkida. Ta nii on, eks ta suures mahus, see julgus kajastub ka seda, eks ole, neid projekte, et kui kevades selles esimeses laines tegelikult ehitusobjekte väga nagu seisma panna ei tahetud, et need, kes olid ikkagi juba maa peale tulnud oma ehitusega ja pihta hakanud protsessidega, loomulikult, kui sa oled finantseerinud juba ehitusprotsessi, siis sa seda seisma panna ei taha. Sest et halb stsenaarium on see, et sa lükkad oma ehitusprotsessi edasi. Pigem tee see maja valmis, tal tekib väärtus ja saad kas või osalise rahavoo endale nagu taastada. Nii et see on tõesti selline nagu normaalne reaktsioon,
eks me näeme, kas see avaliku sektori tellimused suudavad kuidagi nagu tasakaalustada seda muude sektorite nagu puudujääki, aga noh, see tuleb siis ajast, et täna on ikkagi kõik need reaktsioonid minu meelest on tugevalt emotsionaalsed. Neil selline hea nagu makroökonoomiline nagu taust puudub, et keegi ei oska seda päriselt hinnata, kui sügav ja see risk nii-öelda, kui see kriisi mõju on. Nii et võib-olla see taastumine tuleb kiire, palju on neid, kes räägivad väga kiirest taastumisest. No, raske on seda ennustada, sest et näiteks kas või see sama töötleva tööstuse indeksimahud näitavad ikka pikaajalist muutust, mis ei ole põhjustatud olnud sellest viirusest. Et võib-olla see on meie majanduse konjunktuuri muutuse teema, et siin hoopis suuremaid muutusi oodata. Nii et selline see sektoripõhine vaade on. Lühiülevaade, jah. Ja just, et logistikasektor on tugev. Meie Hammerheadiga koos ei võtnud ühtegi projekti tööst maha. Ja ma arvan, et see on nagu ainuõige lahendus. Me peame nad valmis saama. Ja see sama uus väikeladude sektor ehk et siis uued väikeettevõtted kaasa arvatud selle e-kaubanduses tegutsevad ettevõtted on tõestanud, et nad ongi need tugevad kriisist välja tulejad, et meil selles suhtes natuke nagu vedanud. Aga eks seda projekti on ka pikalt veetud, mitu aastat juba neid uusi tooteid tehtud. Noh, jah, sa nagu alustad nagu arendusega sa alustad nagu mingi 1,5–2 aastat taga. Jah, kindlasti on seda läinud, jah. Aga selge oli, saime targemaks. Tänan sind ülevaade ja siis soovin sulle töökat aasta lõppu. Kas on aasta lõppu? Tänan, päris ilusti. Siin veel tööd hakkavad, eelarved alles praegu lähevad töösse, nii et praegu läheb madinaks. Okei, tänan sind, Andri. Aitüma sulle ka. Nägemist. Rääkisime ärikinnisvarast. Järgmine teema meil on digitaalehitusklaster ja üks huvitav konverents. Ja sellest meil täna räägib 2 inimest. Hele-Mai Metsal, kes ühineb meiega siin kontoris. Tere! Tere! Ja Tiit Hiion, kes ühineb meiega läbi veebi. Tere, Tiit! Tere! Nüüd paneme niiviisi, et me oleme nagu rohkem nähtavad. Okei, me läheme tulla, jah? Jah, okei, sobib hästi. Konverents on ju. Kõigepealt, mis on see konverents, see toimus septembris ja siis selle nimetus oli VDBE. Äkki täpselt seletate, mis see VDBE tähendab ja mis konverentsiga siis oli? VDBE on lühend inglise saadest World Digital Built Environment. Ja see oli juba 3. konverents, see 2019 Helsingis ja siis 3. konverents, algul oli plaanis teha Helsingis ja Tallinnas koostöös, aga sellises huvitavas olukorras, nagu me oleme, siis jooksvalt muutsime konverentsi formaati ja ta toimus 100% virtuaalselt. Kas see on, ütleme, esimene suur virtuaalne konverents selles piirkonna üldse? Ja ta oli, me isegi võiksime öelda, et sellisel kujul, nagu ta meil lõpuks valmis sai, oli ta esimene maailmas. Et me tegelikult ehitasime selleks konverentsiks virtuaalse linna äratuntavate hoonetega nii Tallinnast kui Helsingist, aga täiesti illusioonses linnas, väljamõeldud linnas, et inimestel oleks tunne vähemalt, et nad on kohal käinud ja kui nad tulevad kunagi Tallinnasse või Helsingisse, siis nad tunnevad need hooned võib-olla ära ka. Okay. Kes olid lisaks digitaalehitusele klastrile, kes olid veel konverentsi korraldajad? Konverentsi korraldasid tegelikult, nagu Hele-Mai juba ütles, et see on Soome ehitusinseneride liit, kes on seda konverentsi ka varem korraldanud, aga seda puhku, see oligi umbes aasta tagasi või natuke rohkem kui aasta tagasi, otsisid nad meid üles ehk siis digitaalehituse klastrit ja meiega üsna tihedalt, mitte üsna, vaid väga tihedalt koostööd tegeva Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja tegid ettepaneku, et seda konverentsi võiks pidada koos. Ja me tõesti proovisime seda nii nagu aasta tagasi mõeldi, kuidas konverentse tehakse, et kutsutakse külalised kohale, meil on ju vapustavalt vahvad igasugused kohad ja piirkonnad, kus selliseid tehnoloogilisi konverentse pidada, mille õhkkond ümbrus on kõik selline. Aga nagu mitte ainult meile, vaid ka kõikidele teistele mängis siis vimka see samane koroonaviirus ja igasugused reisimised lõppesid ära. Ja
vististi oli see maikuus, kui me tegime otsuse, et me peame selle tegema virtuaalselt, sest et küll Eesti, Soome veel võib-olla siin saab omavahel kuidagi, aga meie esinejad olid ikkagi üle maailma ja me leidsime, et see on liiga riskant, et me ei saa selle peale lootma jääda. Ja siis maikuus sündiski see, et kui me teeme virtuaalselt, me tahame seda ikkagi võimsalt teha. Soomlased siis, nagu soomlased on ju väga kõvad arvutimängude tootjad ja mängukeskkondade tootjad, siis nad võtsidki partnerina kaasa Epic Games nimelise mängu ja mängumootorite tootja ja kogu see meie konverents toimuski siis selle Epic Gamesi mängumootori peal ja esimest korda see oli nüüd jah, esimest korda maailmas kasutati siis Pickstream tehnoloogiat, mida mitte kunagi varem sellistel konverentsidel korraldatud või kasutatud ei olnud. Et selle koha pealt me läksime igatahes ajalukku. Okei, aga miks digitaalehituse klaster üldse liitus selle ettevõtmisega? Jah, see oli väga hull. Tegelikult sellest Soome poolt korraldati, seas oli ka Kira Hub, mis on nagu niisugune võimendaja, erinevate startupide võimendaja ehitussektoris ja siis nad pöörsid meie poole, et meil oli niisugune väike mõttekoht, et me saime eelmisele VDB konverentsi eelmine aasta kokku, et kui ministeerium ka juba kutsuti nagu koos korraldama, et mis see võiks siis klaster seda samamoodi teha ja tegelikult see konverentsi korraldamine oligi nagu üks meie eesmärk, klastri eesmärkide täitmine ka, et olla nagu pildis, me ju ka tegelikult ju oleme nagu teenäitajad digitaalsuse ehitusse viimiseks. Kõik see nagu toetas seda meie üldisi eesmärke ja põnev kogemus ka. Ja mõtteid tuli meil väga palju, ütles, et me olime ikka päris võrdväärtud partnerid. Klastri üks eesmärk on ikkagi Eesti kinnitamine ka ehitussektori poolt maailmakaardile. Üsna niimoodi ambitsioonikalt oleme selle nimetanud. Aga see, et me oleme väiksed, ei tähenda seda, et me ei pea kuskil maailmakaardil olema, et me oleme väiksed, aga me teame, et me võime olla väga kiired. Ja selles me nägimegi võimalust esiteks näha midagi uut ja ennast sinna kaardile üsna kiirelt lennutada, sellepärast, et selle konverentsi vaatajaskond ja esinejaskond oli tegelikult ikkagi tõepoolest üle maailma. Ja see virtuaalsus tegelikult võimaldas siis veel paremini üle maailma seda konverentsi jälgida. Et see, et soov olla ikkagi ka maailmas nähtav ja Eestina ja Eesti ehitussektorina ja teiseks muidugi ikkagi saada kogemust niisuguse asja korraldamisel üleüldse ja lihtsalt oma võrgustikku tihendada ja laiendada välismaiste, ütleme siis ekspertide ja korüfeedega, kes meil seal siis ikkagi esinemas olid. Ma ühes kommentaaris selle konverentsi kohta lugesin, et Peeter Vesterpakka mainis, et tegelikult enne kui füüsiliselt ühendada Tallinna ja Helsingi omavahel, võiks teha digitaalse Talsingi. Et mis te arvate, on see reaalne? Ja mis see tähendab, et mis teie arvates nagu see digitaalne Talsingi tähendaks? Kas näiteks, ma ei tea, meil ehitusregistrid on ühendatud, planeerimisregistrid on ühendatud, või mis? Ma arvan, et tema vist päris nii ei mõelnud, et meil nagu riiklikul tasandil süsteemid ühendatud, mis on väga hea mõte, aga ta pigem mõtles seda ja siis mõttes ta on visionäär, et isegi ta on natuke skandaalne ja kõik koha, aga need mõtted, mis ta seal välja käis, olid päris põnevad ja tegelikult täiesti mõistlikud. Mina sain tema jutust niimoodi aru, et peaks tegema digitaalne keskkonna, digitaalsed töövahendid, et uued startupidest välja kasvanud lahendused. Kui nende peal testida erinevaid uusi tehnoloogiaid ka ehitussektoris, siis saab teha neid, see on kokkuvõttes agiilsem ja efektiivsem, kui sa hakkad neid päris elus juba tegema ja siis eksima. See on palju kallim kokkuvõttes, et see oli see tema põhisõnum sealt ja sihuke startupilik lähenemine nagu ehitusse, mida me ütleme ehitusest väga ei ole, eks ju, et üldse ei ole, eks ju, et see oli nagu üldse kastist välja vaade, eks ju, et mis ei ole teinekord üldse vale, eks ju, et korra vaadata seda pidi. Aga jah, see süsteemide ühendamine on ainult, eks ju. See Helsingi ja Tallinna ühendamine, eks ta praegusel hetkel ole
ole täpselt niimoodi, kuidas ühe või teise fantaasia seda võimaldab ja Vesterbacka on ilmselgelt ütleme siis inimene või subjekt, kes on seda fantaasiat võrdlemisi võimsalt kütnud. Ja see on meie meediakanalites päris korralikult sees olnud. Aga tegelikult Aalto ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool veavad praegusel hetkel ikkagi ühte üsna tõsist projekti, mis tegelikult uuribki just nimelt Tallinna ja Helsingi, ütleme siis digitaalse ühendamise, et ühendatakse ütleme jah, näiteks mingisugused piletisüsteemid, mingisugused isikutuvastused, võib-olla ka mingisugused, ma ei tea, apteegi retseptid või mingisugused sellised asjad. Et siin on suuresti ka meie riigi kiire areng, mida me siin juba aastaid või juba 10-15 aastat tagasi oma XD ja selle põhjal olevate rakendustega, milles me oleme suureks eeskujuks olnud teha. Et Vesterbacka enda mõte, see on ka, et me digitaalehituse klastris oleme harjunud mitte vaatama siis nüüd otse nina alla ja mitte 10 meetri kaugusele, vaid ikkagi pigem horisondile. Ja meie näeme küll, et sellel asjal võiks olla, et Helsingi ja Tallinn üleüldse sinna maailmakaardile kui linnad, kui siis ütleme mingisugune innovatsiooni huub saaks, on ikkagi vaja neil tegelikult koos tegutseda. Et üksinda on ka Helsingi liiga väike. Nagu ärikinnisvara investorid tavaliselt vaatavad ikka kogu piirkonda tervikuna, on ju, et mitte ainult eraldi nagu Balti riike. Aga rääkides horisondist, meil on siin ka üks küsimus, ja küsimuses on see, kuidas lähiaastatel digitaalehituse klaster mõjutab tavainimest? See on hea küsimus. Ma räägin esimesest poolest digitaalehitus kui selline, et seda sama küsimus sai küsitud ka seal samal konverentsil ühelt esinejat, Olli Seppänen Aalto ülikoolist, kes just rääkis digitaalsest ja nendest töövahenditest, mis on ammu ilma juba olemas, aga mida ehituses ikka ei kasutata ja ehitatakse ühte ja samamoodi nagu 100 aastat tagasi ja nagu ka nüüd. Et eks ta peaks tegelikult mõjutama võimalikult rutta. Võib-olla kriisiolukorrad toovadki välja nagu see Teamsi kasutamine või nagu ühtegi muude digitaalsete vahendite kasutamine siin kriisiolukorras välja tõi. Võib-olla siuke olukord tekitab ka selle, et olemasolevaid lahendused rohkem hakatakse kasutama ja efektiivistama seda ehitust platsi peal ka. Aga klaster ise, ma loodan, et tavainimest, kus ta mõjutab Tiit, mis sa arvad? Mõtteviis mõjutama vähemalt arusaamist ehitussektorist. Meie mõtetes, plaanides ja eesmärkides tegelikult hakkab ta mõjutama kindlasti. Me oleme eksisteerinud 4 aastat või midagi sinnatuuri ja me oleme aru saanud, et digitaliseerimine ise, me hakkasime suure õhinaga saades aru, et ehitussektor on väga maha jäänud kogu ülejäänud sektoritest ja digitaliseerimine on üks oluline ütleme siis meetod või abinõu, kuidas moodi efektiivsemaks saada. Aga me oleme aru saanud, et digitaliseerimine tegelikult on ainult üks, kuidas öelda siis haru või jalg sellel sektoril. Et me avastasime, et väga paljud projektid, on nad siis riiklikud, on nad siis tegelikult isegi pigem nagu riiklikud, ei ole tegelikult üleüldse, kui alustatakse mingisugust projekti, pannakse 10 miljoneid eurosid, ütleme siis tegelikult tavainimese maksumaksja raha, ei ole selgeks mõeldud, defineeritud ja veel kommunikeeritud neid tegelikke eesmärke, miks me seda maja, miks me seda liiklussõlme, miks me seda teed või miks me seda raudteed parasjagu rajame. Mis on sellest kasu inimestel, kas siis riigile tervikuna, kas siis mingisugusel piirkonnal, naabruskonnal või mis iganes. Ja see on üks asi, mille me oleme leidnud ja meie üks suund ja eesmärk on, et kogu ehituse hankimine ehk siis tegelikult juba alates kavandamisest, projekteerimisest, ehitamisest ja lõpuks selle halduseni välja, haldus, mis muide võtab kõige rohkem raha kogu selles ehitustsüklis, siis me tahame seda suunata just nimelt näoga lõpptarbija tavainimese poole, just nimelt sinna poole ja see arusaam tegelikult jõuab lõpuks ka kohale, et haigla ehitatakse haigele,
mitte arstile, mitte õele, mitte peaarstile, mitte Tallinna linnale või mingisugusele muule linnale, mitte parteile, vaid haigele. Kool ehitatakse kooli lapsele, mitte õpetajale, mitte haridusosakonnale, mitte linnale või mitte kellelegi. Ja selle näo sinnapoole pööramine on meie üks eesmärk. Sellega võib öelda, et me ilmselgelt mõjutame, kui nüüd on need lähiaastad, see on nüüd ma ei tea, mis need aastad on. Sinnapoole me igatahes liigume ja oma nina sinnapoole suuname. Selge, tänan. Et nagu ma saan aru, järgmisel aastal uuesti konverents. No jah, aga loodame, et toimub päriselt. Päriselt, jah. Okay, selge. Aga ma tänan teid osavõttu eest ja siis järgmise korrani. Järgmise korrani. Nüüd, 2 teemat on arutletud. Järgmine teema meil, millega EcoAdvice rohkem tegeleb, on elukondlik kinnisvara. Ja nagu tavaliselt elukondliku kinnisvara ülevaade, kinnisvara turu ülevaade meile annab Tõnu Toompark. Tere, Tõnu! Tere, Anton! Nagu alati, rõõm sind näha. Terve, kõik on hästi. Super luks. Pole kunagi varem nii hea olnud. Okei, arusaadav. Aga nüüd sinul või ka elukondliku kinnisvara turul? Ja üllataval kombel pole ka tõepoolest elamispindade turul kunagi nii hea olnud ja kui siis siit kohe minu traditsioonilise 3 numbri juurde minna, siis oktoobrikuus tehti Tallinnas 931 korteritehingut. Ja ma ütleks, et see tehingute arv, karta oli, et ta tuleb kõrge, aga et ta ikkagi nii kõrge tuleb ja kõrgem isegi kui aasta tagasi, siis mind paneb see mõnevõrra üllatuma, kus kohast see optimism tuleb. Tehingute arv 931 oli küll ainult 3% kõrgemal kui eelmisel aastal, aga septembris siis samuti oli tehingute arv kõrgemal kui eelmise aasta septembris. Eelmise aasta septembris-oktoobris polnud meil koroonast, pandeemiatest ja ka sellistest asjadest aimdustki. Ja kui nüüd praegust septembri-oktoobri kõrge tehingute arvu juurde tuua juuni, juuli, augusti tehingud, siis need kõik olid eelmisest aastast umbes täpselt 19-20% allpool. Niimoodi, et selline mõõdukas pessimism on asendunud, ma ütleksin, samasuguse optimismiga, mis eelmisel aastal. Miks? Sinu arvamus? See on hea küsimus, miks, ja ma pean tunnistama, et ma prooviksin seda kuidagi ratsionaliseerida ja otsida neid põhjuseid, miks on nii hästi. Tehing, mida tähendab tehing? Tehing tähendab seda, et ostjad on turul ja ostjad on müüjatega kokkuleppele saanud. Eelkõige kinnisvaratehing võiks olla see näitaja, mis ütleb, et ostjad on optimistlikud. Ja mõned sellised poolvägisi tehtud ratsionaalsed selgitused võiksid olla need, et mingi ports inimesi jätsid juba märtsis, aprillis, mais tehingud tegemata ja nad lükkasid tehingud edasi, suvel vaatasid, et näed, ei juhtunudki midagi ja teevad neid tehinguid nüüd. Et ma tooks ja paralleelselt nüüd siis teise oma numbriga mängu, kui kogu turul tehinguid tehti 931, siis uute korterite müüjad said oktoobri jooksul 302 korterist lahti. Siia võrdlusena võiks tuua, et eelmise aasta, 2019 aasta koroonaeelse perioodi aasta keskmine kuine uute korterite müük oli 250. 250 eelmine aasta keskmisena, see aasta 302. Nii et see aasta oktoobris siis just 302. Nii et optimism ei ole tagasi mitte siis ainult teisesel turul ja asjaõiguslepingute sõlmimises, vaid ka uute korterite võlaõiguslepingute sõlmimises. Et jah, et kui põhjenduste juurde tagasi tulla, et võib-olla siis tõepoolest mingid tehingud, mis kevadel ära jäeti ja lükati edasi ja teine port siis võib-olla
on üüriinvestorid, kes jätkuvalt on aktiivsed. Üüriinvestorite poole pealt Eften tegi siin ilma, ostis 112 korteriomandit Mustamäele Hepsori käest, aga see ei ole see, mis veel täna tehingute arvus peegeldub, aga lihtsalt selline indikatsioon, et üüriinvestorid on jätkuvalt aktiivsed ja kui ma räägin just professionaalsetest üüriinvestoritest, mitte neist investoritest, kes oma esimest korterit ostavad. Nii et need on mõned ratsionaalsed põhjused siia. Tegelikult, kui me räägime üürikinnisvarast, siis on näha, et turg, kuidas öelda, liigub loomulikus nagu niisuguses suunas, kus tekib rohkem just institutsionaalsed investorid. Kui paar aastat tagasi meil oli minu meelest ainult üks institutsionaalne investor, kes omas üürikorterid, siis Eften ütles ja siis ma tean veel, ütleme niisugused rohkem ärikinnisvaraga tegelevaid, ütleme fonde, tõsiselt kaaluvad soetamist üürimaju. Eks neid suuri investoreid, kes plaanivad elamispindade sektorisse investeerida, eks neid ole siin teisi, kolmandaid ja neljandaid ja paljud on siis, ütleme, veidi varasemas faasis, et nad veel oma plaane avalikult välja ei hõika. Ja kui ma nüüd siit liiguksin kolmanda numbri juurde, sest 3 on ju kohtuseadus, siis kolmas number on 50 908. Kas Anton oskad arvata, mida selline number võiks? No see on töötus. No, otse kümnesse. Meil on vaatamata siis elamispindade turu optimismile ja sellele, et ma ütleks, et nõudlus, kinnisvara ostjad on optimistlikud, siis ometi on meil 51 000 töötu peale ja 50 000 töötut, see on 2000 töötut rohkem kui 30 päeva tagasi. Meil on kuu ajaga tulnud juurde 2000 töötut ja ma ütleks, et see on päris palju. 2000 töötut 30 päevaga lisandumine, see on nüüd kõige kiirem töötute arvu kasv siis alates ütleme sealt kuskilt maikuust, siis oli veel kiirem töötute arvu kasv. Ja maikuus tõeline šokk, palju teadmatust, täna just kui me kõik kinnisvaraturu osalised on väga kindlad selles, mis edasi saab. Et tulles veel optimismi juurde tagasi, siis miks investorid on ostu valmis, on ikkagi, kui rahatrükk on, avalik sektor hakkab siin hullupööra raha kulutama, siis oodatakse inflatsiooni. Ja üks võimalus, kuhu raha peita inflatsiooni eest, on kinnisvara ja kas nüüd inflatsiooni jõuab ainult varade väärtust jätkuvalt kergitada varadeks, siis kinnisvara ja väärtpaberite või jõuab tarbijahindadesse ka. No, ei ole väga loogiline, et tarbijahinnad hakkaksid siin lähiajal väga tõusma. Kas kinnisvarahinnad hakkavad tõusma? No, mina olen natuke pessimistlik, aga ma siiski ei julgeks seda ka välistada. No, üldiselt sa alati oled rohkem pessimistlik kui optimistlik on ja. Sul on õigus ja ma sugugi ei salga seda, aga lähtudes suurest töötute arvu juurdekasvu suurenemisest ehk kasv on kiirenenud, siis ma jätkuvalt olen pessimismi lainel ja pelgan, et see, mis täna just tööjõuturu poole peal ja palkade poole peal ja tarbijakindluse poole peal toimub, ma ei oska mõista, kuidas see saab kinnisvaraturust mööda minna. Täna on läinud, aga kas ta saab niimoodi jätkuvalt minna? Nii et ka minu, ütleme, sellised paari kuu vanused prognoosid nägid ette, et keerulisemaks läheb kinnisvaraturul ikkagi järgmise aasta esimeses pooles ja võib-olla ka kolmandas kvartalis, aga tõepoolest mina ei ole osanud sellist optimismilainet nagu turul praegu on ette näha, nii et see seab küsimärgi alla ka minu järgnevad prognoosid.
No, samas ma usun, et pigem olla nagu rohkem pessimistlik kui optimistlik on ju, et nagu see on ikka oluliselt, minu arvates samamoodi nagu. Sina oled ettevõtja, sina pead optimistlik olema, mina olen mõõdukalt, alati mõõdukalt optimistlik on ju. Kui me oma äriplaani püstada nagu või arvutaks lähtudes optimismist, siis ma ei tea, kus me oleks, on ju. Et pigem nagu olla niisugune nagu realist ja natuke pessimist. Aga oskad sa midagi kommenteerida üürituru kohta, üürihindade kohta? On sul? No üüriturul täna ikkagi võiks öelda, et hinnad on aasta tagusest ehk koroonaeelsest perioodist kuni 10% allpool. Ma olen siin praktikute käest kuulnud ka suuremaid numbreid, aga mulle tundub, et see siis pigem väljendab mingeid üksikjuhtumeid, mitte üldist turuolukorda. Kas üürihinnad peaksid taastuma olukorras, kus pakkumine suureneb ja üürnikke võib-olla mitte nii tempokalt peale ei tule? Võib-olla üüriturule võiks tulla mingid, justkui loogiliselt võttes võiks tulla mingid inimesed üürituru nõudluse hulka, kes korterit osta ei suuda omal, sest on töö kaotanud, aga nagu me näeme, et ostumüügiturg on väga aktiivne, siis kas see nii saab olema? Nii et ega minu nägemus on see, et üüriturg saab jätkuvalt olema konkurentsitihe, liiga lihtne kellelgi ei ole ja eks see siis hoiab, kui meil ostumüügihinnad ei ole allapoole pigem tulnud, et teises kvartalis käis küll väike jõnks seest läbi, aga hinnatasemed on taastunud. Kui üürihinnad on allpool, siis see tähendab investorite jaoks seda, et tootlused täna on allpool ja täna üüriturule sisenedes tulebki arvestada võib-olla pisut madalamate tootlustega kui eelmisel aastal ja tavaliselt siis madalam tootluse aksepteerimine tähendab seda, et oodatakse vara väärtuse kasvu, mis viib meid siis jälle rahatrükkide ja varade inflatsiooni juurde kaarega tagasi. Mis on tootlus praegu? No, hinnanguline, mis sa arvad? Ütleme, et kui meil siin aasta tagasi siuke keskmine, see on midagi väga abstraktset, eks, et keskmine tootlus oli 5-6%, siis täna 4-5%, aga see on midagi Tallinna keskmist, kus me räägime väga laiast skaalast varadest, ikka odavam, vähem kvaliteetsem vara annab rohkem tootlust. Okay. Ja tead, küsin ühe asja veel lõpetuseks, et tehingute struktuur. Me oleme nagu varemates kuudes me oleme palju rääkinud ka sellest kevadieelsest ajast selleks, et hinnad kasvavad, aga tegelikult hindade kasv on rohkem seotud sellega, et uute arenduste osakaal nagu kasvab tehingutes. Mis praegu üldse selles tehingute struktuuris toimub? Ma nüüd praegu ütleme siin sel nädalal ega eelmisel nädalal pole nüüd kõige värskemasse oktoobri tehingute struktuuri süvenenud ja ühe kuu lõikes tehingute struktuur on ka väga hüplik. Küll ma oktoobris vaatasin lähemalt esimese 3 kvartali tehingute struktuuri ja mis sealt väga selgelt paistis välja, oli see, et teises-3. kvartalis on ära jäänud odavaid tehinguid. Ja mida tähendab odav tehing? Kas odav siis kogumaksumuse osas või siis ka odav ruutmeetri hinna osas? Ja nendel teises-3. kvartalis suurenes siis kallite tehingute osakaal. Need muutused ei olnud tõsi väga suured, aga nad olid ikkagi silmnähtavad. Ja eks meil praegu asjaõiguslepingut aktiivne sõlmimine ikkagi jätkuvalt tähendab seda, et täna sõlmitakse siis aasta tagasi ehitusega alustatud projektide asjaõiguslepinguid, et see on ikkagi jätkuvalt suur osakaal. Hea küsimus, nüüd praegu väike mõttekramp, kas see oli septembri või see ikkagi oli oktoobri info, oktoobri info, oktoobris Tallinnas uute korterite tehingute osakaal oli 30% asjaõiguslepingutes, mis pigem ikkagi jätkuvalt on palju ja siin viimaste perioodid pigem üks kõrgemaid näitajaid, mitte kõige kõrgem, aga siiski üks kõrgemaid näitajaid. Selge. Ehk ühesõnaga, turg on positiivne,
on ju Hardi käest me kuulsime ärikinnisvaraturu kohta, et nii ja naa, ütleme nii, vaadates millist segmendi, aga elukondliku puhul me võime öelda, et turg on positiivne ja kõik toimib. Jah, turg positiivne, tänu endiselt negatiivne. Tänu endiselt positiivne, stabiilsus on ju. Kokku on enam-vähem okei. Ja, selge. Ja. Aga tänan Tõnu, et siis järgmise korrani ja tervist. Järgmise korrani ja tugevat tervist kõikidele vaatajatele. Tugevat tervist, jah. Meie järgmine külaline on Martti Luik ja me räägime PropTechist. Martti on kinnisvarahaldus-platvormi Adorni asutaja ja juht. Tere, Martti! Jah, tere, Anton! Aga ma küsin otse, räägi kõigepealt enda kohta ja siis räägime Adorni kohta. Jah, et ma jõudsin kinnisvara tehnoloogiani, jõudsin 3 aastat tagasi. Et ma lõin sellise haldus-hooldusplatvormi nagu Housing, mille ma lansseerisime Eesti turul ja suuremateks klientideks on meil siis Tallinna Linnatranspordiamet, Kaamos, mõlemad siis ehitus- ja kinnisvaraks, Pinni kinnisvarahaldus, Ülemiste City, MyFitness, Schenker, Coop ja nii edasi on ju. Et sellised märkimisväärsed suured kliendideks. Ja ütleme, Housinguga ma lõpetasin ära siin 1,5 aastat tegemised aktiivselt, kuna me siin leidsime, et võiks ühe huvitava platvormi veel turule tuua. Ja läbi kliendi suhtluse me saime selle informatsiooni kokku, uurisime natukene ka laia maailma, et mis seal tehakse. Ja siis me panime sellise uue kontseptsiooni kokku, mida me siin oleme nüüd sellises arendusfaasis, et järgmise aasta esimene kvartal loodaks esimese versiooni ära lansseerida esimeste klientidega. Minimaalse produkti siis? Jah, et see, mida saab juba kasutada, võib-olla ka hakkaks mingisugust käivet tekitama. Aga räägi siis täpsemalt Adorni. Et ühesõnaga, mida me loome, on selline lahendus, mis võimaldab kõik haldus- ja hoolduslepingute tegevused digitaliseerida, mis siis on loomine, muutmine, läbirääkimine, kinnitamine, allkirjastamine. Et samuti aitab see sama lahendus ehitiste, hoonete, hooldustegevuste või selle lähteülesannete koostamiseks, mis viib omakorda kokku vastavate standarditega, samuti ka nende ettevõtetega, kes neid hooldustegevusi võivad üldse teha. Ja kas või ka mingisugused erinevad inimesed, kellel on vastavad sertifikaadid. Et iga kord on probleem olnud, et tuleb erinevatest andmebaasist informatsioon kokku koguda ja siis on võimalik teenus sisse osta või tellida. Et ühesõnaga me loome sellist digitaalset peatöövõtjat koos turuplatsiga, et mis siis lihtsustaks toodete ja teenuste sisseostmist kinnisvara valdkonnas, haldus- ja hooldusvaldkonnas. Kas on ärikliendile või see on erakliendile või see on mõlemale? On ärikliendile, selle mõttes, et me sihime ärikinnisvara omanikke ja haldusettevõtteid. Ja siis tulevikus, et mis on selline hästi huvitav kontseptsioon, mida on suures maailmas kasutusele võetud, on smart contracts. Et smart contracts on selline lahendus, mis on siis kood või tehingu protokoll, mis on siis ette nähtud õiguslikult oluliste sündmuste toimingute automaatseks teostamiseks ja kontrollimiseks. Et ühesõnaga viiakse leping üks aste allapoole, et koodi tasandil on öelda, et leping tehakse ära, pannakse tingimused paika, ja siis kirjutatakse koodi tingimused, ehk on võimalik ära automatiseerida tegevused. Et kui me näiteks räägime, ma ei tea, hoolduslepingutest, et on võimalik siis 2 ettevõtte tingimused paika panna, kui näiteks mingisugune töö tehakse ära, mis on, ma ei tea, 1000 euri väärt, et siis on võimalik see tehing automaatselt ära teha, mis blockchain või plokiahela peal on. Et see on selline hästi huvitav lähenemine, mida siis suures maailmas propageeritakse üsna kiiresti. Kas meil Eestis sinu teades keegi kasutab? Minu teada mina ei ole kuulnud, et võib-olla panganduses, tervishoius võib olla, aga kinnisvaras kindlasti mitte. Et ma tean, et seal
ütleme, Bruce platvorm, nende, ütleme, et tegijad ka seal mingisugust teenust hakkavad pakkuma selle smart contractsi kujul. Et kes see arhibussi on aastakümneid siin Eestisse nii-öelda toonud, eks. Mis on siis Veel üks minu jaoks ka uus termin, distributed ledger technology. Kuidas see on seotud? See on järjekordselt huvitav asi, mida nii-öelda suures maailmas arendatakse, et hästi suur probleem on tegelikult meie tänapäeva ühiskonnas see, et andmekogumid siis ei ole nii-öelda reaalajas ettevõtete vahel süngis nii-öelda. Et on, ma ei tea, võtame siis kinnisvara puhul, et on ehitisregister, on ju, et seal need algandmed ei ole seda ei ole võimalik jagada niimoodi, et automaatselt need andmed uuendaks, kui keegi kuskil midagi muudab nii-öelda. Ja see distributed ledger technology on põhimõtteliselt selline tehnoloogia, mis siis kõikidesse arvutitesse reaalajas antakse kogu aeg ühtset informatsiooni, eks. Et kui kuskil mingi muudatus toimub, siis kõik vastavad osapooled, kellel on õigus antud, saavad selle informatsiooni koheselt kätte. Et siis ei teki, ütleme, et igasugune selline halduskulu läheb ühesõnaga minimaalseks, eks. Et see on ka selline, ütleme, igasugused vaidluskohad kõik selles mõttes kustuvad, on ju. Et kuna andmed on kõikidel osapooltel alati samad, et siis ei tekigi võimalust, et seal kuidagi midagi sassi läheb, on ju. Et see on ka selline, ma arvan, et see distributed ledger technology on kindlasti selline väga uudne lähenemine, mis muudab meie ühiskonda märkimisväärselt. Et järjärgult seda järjekordselt nii-öelda lanseeritakse, et eks me näeme, et kuna me ise jõuame Eestis ka selleni. Sina, kas siin saab nimetada nüüd seeria ettevõtja, et nagu sul on, ütleme, see on juba teine või kolmas ettevõtmine, teine või? Teine, et ütleme, et seeria ettevõtjaga ütleme, et sellist suurt läbimurret veel ei ole olnud, eks, mis on nagu märkimisväärne. Et housing on, ütleme, et seda kasutatakse, on ju, aga selles mõttes Eestis välja me ei ole sellega housing üle välja liikunud, eks. Et pigem võib-olla sellega tuleb või järgmise ettevõtmisega midagi suuremat, eks. Et kui ma sellesse, ütleme just sellesse distributed ledger technologies ja smart contracts usun, et ma arvan, et see võib olla valdkond, millega mingisugune väga suur asi nagu valmis ehitada. Et kuna see, ütleme, et seal on juba tundub, et kes esimesena nii-öelda turule sisenevad, et nemad saavad tegelikult seda meie ühiskondaga nende tehnoloogiatega väga kõvasti muuta erinevates valdkondades. Kui ma eksin, sa võtad osa ka selle digitaalehituse klastri tööst, on ju? Ma olen nende inimestega seal istunud ja, et olen kursis nende tegemistega. Aga üldiselt, mis sa arvad, ütleme, ehituse digitaliseerimisest Eestis? Kuidas ütleme, PropTechi esindajana? Jah, ma arvan, et see on huvitav, see just Äripäevas oli vist üks artikkel, et Eestis on 31 sellist startup'i, et tegelevad selle ehituse ja siis, ütleme siis kinnisvara haldamise, hooldamise, digitaliseerimisega, eks. Build ja PropTech, jah. Jah, et esimene mõned ka need üürile andmise lahendused ja nii edasi, on ju. Et ma arvan, et Eestis on alati, ma arvan, et paljud inimesed teavad, et Eestis on alati väga lihtne mingisugune toode või teenus välja arendada, see ära testida, siis nagu väljapoole minna. Ja ma arvan, et Eestis on selline üsna tugev võidurelvastumine võib olla alanud, et neid ettevõtteid tuleb juurde sellesse valdkonda, eks. Ja kuna nagu meil siin teised kolleegid rääkis ka, et see tegelikult see ehitus, terve see ehituskaar on tegelikult üsna suur ja seal nagu läbi tehnoloogiat on võimalik märkimisväärselt seda valdkonda muuta, transformeerida, eks. Et see valdkond on, ütleme, et märkimisväärselt vähem arenenud kui, ütleme siin, ma ei tea, pangandus, tervishoid, mis iganes, eks. Et ma arvan, et siin, mida meil see suur, ütleme, globaalselt, ütleme, selline PropTech algas üks, ma arvan, 6, 7, 8 aastat tagasi, on ju, et Eestis on see kerge viitega jõudnud, et kui ma ise 3 aastat tagasi alustasin housingu arendamisega, et siis väga paljud ettevõtted olid endiselt nii-öelda Exceli usku, on ju. Et 3 aastaga teeb ma ise näinud, kuna ma endiselt teen hästi palju kohtumisi erinevate osapooltega, ärikinnisvara ettevõtete ja siis haldusettevõtetega, on ju, et neil on tegelikult see
arusaam täielikult või kardinaalselt muutunud, et ettevõtted on valmis digitaliseerima oma tegevusi, nad saavad sellest väärtusest tegelikult nüüd aru. Excelit võib nimetada esimeseks PropTechi startupiks. Põhimõtteliselt, ma arvan, iga valdkonna esimene PropTech või see startup oli. Et seal on, Excel on väga märkimisväärselt võimas tööriist, seda kui osata kasutada. Aga selles mõttes on hästi huvitav, et ettevõtted ja inimesed on aru saanud sellest, et on vaja nagu digitaliseerida ja mis tegelikult, ütleme, mis ma ise näen, et kinnisvaras pigem see digitaliseerimine ei ole just see, et sa inimesi hakkad lahti laskma või koondama, kuna ei ole vaja, vaid pigem sa annadki inimestele aja tagasi, et nad tegelevad tegevustega, mis tekitavad lisandväärtust ja ettevõttele siis päeva lõpuks raha. Et kuna ütleme, et selle Excelit ja nende kasutamisega ise on siin kõrvalt näinud, et läheb sellise haldamise ja administreerimise peale väga suur aeg, eks. Et seda saab lihtsalt palju mõistlikumalt ära kasutada. Nojah, üldiselt digitaliseerimine on päris ja see PropTech ja BuildTech ongi nagu siin eelmised kõnelejad mainisid, et see ehitus on, kuidas öelda, see on teistest sfääridest oluliselt maas ja niisuguse inertne just selle uute tehnoloogiate kasutamise osas. Ja, täpselt. Et see on nagu pikk protsess, mis võtab aega ja pingutust. Ja, et mõtlengi, et samas digitaalklastri teema, mis ehitise, siis elukaare digitaliseerimine, tegelikult see punktist A punkti B on seal väga palju tegevusi on, et kui lõpuks need erinevad tehnoloogiad hakkavad omavahel suhtlema, et ma arvan, see ajaline võit, mis sealt nagu tekib kõikidel osapooltel on ikkagi märkimisväärne. Ehitisel on ju, sa projekteerid, ehitad ja siis nagu seal eelmine kolleeg ütles ka, et ega see kõige suurem aeg ja raha on tegelikult haldamises ja hooldamises, kuna maja saab valmis, et sa pead teda, ma ei tea, 70-100 aastat ikkagi tahad ju hoida, et ta toimiks kenasti, et kui sinna raha investeerid, siis on sellest uuest hoonest võib väga kiiresti selline ära kõdunenud maja saada. Et mis ei toimi korrektselt ja selle hiljem, ma ei tea, üürnikud, kes iganes maksavad selle pulli kinni või siis lähevad lihtsalt ära. Aga ma tänan sind, rääkisime PropTechist, on ju, et ma soovin sulle edu sinu ettevõtmisega. Ja ma arvan, võib-olla kevadel räägime uuesti sinuga, kui sul on, ütleme, juba proovitud, kuidas turg võtab selle vastu ja siis näeme. Ja, täpselt, aitäh sulle. Ja tänan sind. Ja, tšau. Tšau. Et lõpetuseks veel paar sõna minu poolt, et kokkuvõtteks, nagu te kuulsite, elukondlikus kinnisvaras suhteliselt kõik on okei. Ja küll ööhinnad on langenud, tootlused on langenud, aga ostunõudlus ma pean silmas nagu olemas, et kõik on korras. Ärikinnisvara sõltub segmentist. Kõik saavad muidugi aru, et hotellinduses, majutuses on raske, kaubandus võib olla teatud mõttes kontseptsioonid nagu muutuvad, aga üldiselt kõik on nagu okei. Büroo ei ole arusaadav, et mis büroo turul hakkab toimuma ja kuidas see COVID-i teema nagu mõjutab büroo turgu lõppkokkuvõttes. Laod. Nagu Hardi ütles, nagu kõik on korras. Täna Äripäevas ilmus ehitusettevõtete top, et eelmise aasta on, ütleme, ehitusettevõtete eelmise aasta tulemused olid minu arvates nagu päris head, aga küll ehitajate sõnades nagu optimismi ei ole. Ja kui praegu tööd on, siis ikka oodatakse, et jääb vähemaks. Samas teisel pool, seda ma rääkisin ka tegelikult meie eelmisel webinaril, et on kuulda, et küsitakse rohkem pakkumisi, tehakse rohkem päringuid, et võib-olla tegelikult ehitusettevõtjad ka on veidi praegu liiga pessimistlikud, võib-olla kevadel nendel läheb nagu päris hästi, elame näeme. Et ega nagu ei oskagi rohkem täna midagi lisada, et soovin teile head õhtut ja soovin teile, et oleksite terved, et tänan ja siis järgmise korrani.